Ühel isal oli poeg, mitte suurem ega väiksem kui 3 pöialt. Ta hakkas poega pöialpoisiks hüüdma. Kuigi pöialpoiss oli kasvult tõeline nässak, ometi oli tal hakkamist nagu hiiglasel. Ta ise tavatses ütelda. Kui mul säärasel mõõdukal mehel ka hakkamist pole, mis minust siis saab? Kord kavatses pöialpoiss minna maailma vaatama. Ta võtab jalad selga ja läheb. Läheb, kuni jõuab suurde metsa. Pöialpoiss mõtleb. Siin võin küll end pärast seesugust pikka matka välja puhata. Mõeldud, tehtud. Kuid kes sulle inimesele rahu annab? Tolle maa kuningas peab metsas parajasti jahti ja nagu seesugune huupi ringilaskja sõtkub pöialpoisi peaaegu jalge alla. Märganud magajat, hüüab kuningas. Hei, sina, konnapoeg, tõuse üles, mis sa tee peal magad? Jänesed puskavad su surnuks. Kuid pöialpoiss ei ärkagi. Norskab ja norskab. Nüüd kutsub kuningas oma jahimehed kokku ja käsib korraga tulistada, et kaltsupundart ehmatada. Kuid pöialpoiss liigutab ainult väikest sõrme ja põõnab edasi. Kuningas käsib anda teist korda tuld. Pöialpoiss liigutab jalga ja magab edasi. Kuningas käsib põrutada 3. korda. Nüüd kargab pöialpoiss pahaselt püsti ja hüüab. Miks te mind häirite? Kui annan kõrvakiilu, siis olete siit nagu õhk kadunud. Nähes esmakordselt säärast julget kääbust, naeris kuningas kõhtu kinni hoides. Sa väike põngerjas, ütle õieti, missugusele sääsele suudad sa häda teha? Ära räägi sääskedest, räägi parem karudest ja ära päri missugusele, vaid küsi parem mitmele. Ja kui sa ei usu, siis näita mulle mõni karu, küllap sa siis usud ja lõpuks võtad veel rõõmust mind endale väimeheks. Kuningas naerab kas või kõhuli maas ja lausub naljatades. Kuule, hoopleja, kui saad karust jagu, siis luban sulle oma tütre, aga kui ei saa, siis nahatäie. Hüva. Hommikul näitab kuningas karu, mingu nüüd heitlema. Pöialpoiss tobib taskut kive täis ja lähebki. Ühe küüni lähedal põõnab karu oma pesas. Pöialpoiss võtab taskust ühe kivikese, viskab karu ärkab. Pöialpoiss viskab teise, karu hakkab urisema. Pöialpoiss viskab 3. kivikese, karu kargab üles ja pöialpoisi kallale. Nüüd annab pöialpoiss jalgadele tuld, nii et kannad välguvad ja otse küüni sisse, kuid karu tema kannul. Niipea kui pöialpoiss jõudis üle küünileveni, potsti lävedaga pikali maas. Karu suure hooga temast üle. Niipea kui karu pöialpoisist üle niidab juhti üleval, uksest välja ja virutab ukse kinni. Nüüd karu lõksus ja pöialpoisil kuningatütar käes. Kuningas kehitab õlgu ja pärib. Kuidas sa ometi karust jagu said? Mis seal pärida, kuidas sain? Ma ei peksnud ega maadelnud. Võtsin karul kõrvust kinni ja viskasin küüni. Minge nüüd ja laske ta välja, kui teil üle hulga kokku julgust jätkub. Kuningas imestab küll väga, kuid tütart ei anna. Võtku pöialpoiss metsas 12 röövlit kinni, siis andvat. Pöialpoiss topib taskut kive täis, läheb metsa, ronib puu otsa ja ootab. Keskööl tulevad röövlid kokku. Istuvad puu alla, söövad, joovad ja puhuvad juttu. Siin viskab äkki pöialpoiss kiviga röövli pealikule vastu pead. Too hüüab vihaselt vastasistujale. Söö viisakalt, ära pillukontidega. Pöialpoiss viskab jälle. Too on juba päris vihane. Kes siin kontidega loobib, see hoidku alt. Pöialpoiss viskab veel. Nüüd kargab pealik vastasistuja kallale ja hakkab tal nüpeldama. See, hästi teades, et pole süüdlane, kutsub teisi appi. Jooksevad teised talgusse ja nüüd kaklevad, kuni langevad meelemärkuseta selili. Pöialpoiss ronib puu otsast maha, seob kõik 12 ühte kokku ja läheb kuninga juurde. Tulgu röövleid koristama. Kuningas kehitab õlgu ja pärib. Kuidas ometi 12 säärasest koletisest jagu said? Mis seal imestada, et sain? Valasin ühele mööda kõrvu, too pikali. Valasin teisele, too pikali. Valasin 3. too niisamuti pikali. Kuningas imestab küll, kui tütart ei anna. Aidaku pöialpoiss vaenlaseta maalt välja ajada, siis andvat.
pöialpoiss on nõus. Andku valged rõivad ja valge hobune, siis kihutavad ta üksipäini vaenlased maalt välja. Kuningas annab kõik, mida ta nõuab. Pöialpoiss istub sadulasse, ratsutab vaenlastele vastu, vehib mõõgaga ümber pea ja aina hüüab. 1 hoobiga 100, 1 raksuga 1000. Kuuldes säärast väikest mehikest nii karme sõnu rääkivat, mõtlevad vaenlased. Too on kuradiga 1 mütsi all. Head otsa pole oodata. Vaenlased pistavad põgenema. Nüüd kuningas ei kõhelnud enam ja andis oma tütre pöialpoisile naiseks.